No tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on HD Tanel ja täna on veel aeg siin taaskord käes, et avada midagi lahedat pakendist. Ja tõesti mõned minutid tagasi siis saabus üks pakikene minu ukse taha ei kellegi muu poolt kui MSI-lt. Ja MSI siis tõesti on saadud mulle ühe järjekordse läppari, millest ma siis ülevaate teeks ja sellise lahtipakkimisvideo. Ja MSI on siis saatnud seekord mulle MSI GE62 Heroes of the Storm, sellise eriversiooni oma läpakast. Ja mida see siis täpselt tähendab on see, et siin on põhimõtteliselt Heroes of the Stormi logo peal, mis on äärmiselt fantastiliselt ilus. Kui nad teeks vaid Diablo oma, oh my god, või The Divisioni oma, midagi siukest, ma arvan, et see läheks päris paljudele gameritele peale. Aga tõesti, visuaalselt väga vapustavalt kaunis ja tundub ka nagu, et kui kätte võtta, siis palju kvaliteetsem, jah, tal on allpool siukene plastik, eks ole, aga palju kvaliteetsem kätte võtta kui seda Prestige-seeriat, millest ma siis mõni nädal tagasi ülevaate tegin. Aga selles lahtipakkimisvideos siis, ega ma räägingi natukene sellest läpakast ja näitan teile mõningaid klippe, milline see välja siin näeb, aga tõesti tegu on siis Core i7 6700HQ läpakaga, mis jookseb 2,6 GHz peal. Siin on 16 GB DDR3 mälu sees ning muidugi Nvidia GTX 960M. Lisaks sellele siis kõvakettaid kaks täpselt nagu Prestige'is, ehk siis põhikettaks on ülitillukene 128 GB M.2 kõvaketas, mis on ülikiire vähemalt, ja siis lisaks on pandud siis tavaline 1 terabaidine kõvaketas. Ja miskipärast, ma ei tea miks, kas see on mingisugune trend neil, nad peaks, see trend võiks lõppeda. Siin on samuti DVD lugeja sees. Kes teist reaalselt, kirjutage kommentaaridesse, kes kasutab DVD lugejat ja kui te kasutate, mille jaoks te kasutate seda. See on lihtsalt täielik nagu siukene ruumi raiskamine, ütleme niimoodi. Et see võiks lihtsalt välja võtta, palju õhukesemaks selle läpaka teha või siis lihtsalt kõvaketta ruumi sinna panna juurde, eks ole. Mis lihtsalt juba iseenesest teeks seda veel õhukesemaks nii või naa seda läpakat või siis parema jahutuse panna, mis iganes, et oh god, nad võiksid DVD kirjutaja või lugeja tootmise täiesti välja jätta oma läpakatest. Aga igal juhul jah, tõesti siin on läpakas siis DVD lugeja kirjutaja ka. Aga jah, selline ta täpselt siis on ja milline täpsemalt on, seda saate kõik ülevaates teada, siis mängime episoodis järgmisel nädalal, kus ma siis avalikustan selle ülevaate ning lisaks ka siis tuleb YouTube'is ülevaade, nii et olge valmis vaatama seda. Ja ega mul rohkem midagi vist ei olegi, kui teil mingisugused küsimusi on, mida ma võiks siis ülevaates läbi vaadata, siis kirjutage kommentaaridesse siia ja mis on ikka. Loodetavasti tuleb üks huvitav ülevaade ja loodetavasti see läpakas tasub enda hinda seekord ära vähemalt, sest alati, kui ma olen vaadanud neid MSI tooteid, siis ainuks asi, mis nagu nende vastu on hind. Ehk siis hind on natukene liiga kallis kogu aeg olnud. Igal juhul selline väikene lahtipakkimisvideo siis sellest MSI GE62 läpakast, nii et mis on ikka, jääge ootama ülevaadet ja teaks, et vaatate videoid ning mis on ikka, kohtume peatselt taas. Okay.